riskid või kindlustad? Saadet toetab Eesti Kindlustusseltside Liit. Loe lähemalt kindlustame.ee. Suvi on läbi saanud, head kuulajad ja vaatajad, on sügisene aeg, nagu te olete isegi tähele pannud, võib-olla eriti sellest, et temperatuur pole enam päris see, aga teisest küljest on üsna pimedaks ka läinud, meie päevad on lühemad ja ega siin kindlustuse maailmas on vast praegu eriliti põhjust rääkida liiklusest ja sellest, millist kahju võivad teha teele ette jooksnud metsloomad. See on siis tänase saate fookus ja tere tulemast IF kindlustuse sõidukikahjude grupi juht Taavi Kruus. Tervist. Ja PCU sõiduki kindlustuse grupi juht Claude Kaasik. Tervist, Claude. Claude Kaasik, selge, see on väga hea täpsustus. Mina olen Tanel Talve, seda nime on lihtne hääldada, ei saa väga kaksipidi mõelda. Aga kui me hakkasime juba natuke siin selliste täpsustuste ja asjadega pihta, siis minul on selline informatsioon siin ette pandud, et sügisel muutub olukord ikka päris tõsiseks tegelikult selles suhtes, mis puudutab siis metsloomi ja liiklust. Ja kui ma aru saan, siis lausa 60% tõuseb siis, ütleme, see kahjude teema, mis puudutab metsloomi ja liiklust. Kas see protsent on mul õige siin ette antud? Need on aasta-aastalt, et natukene kõigub. Aga jah, et oktoobrist läheb niimoodi järsemalt üles ja siis niimoodi veebruarist. Ja just oktoobrist, eks ole. No praegu ongi september otsas, oktoober käes. Miks see kuidagi nagu nii, kas loomad tunnevad nii täpselt kalendrit ja kuupäevi või mis toimub? Ma arvan, et seal on kaks peamist põhjust, et üks on siis mingisugune muutus loomade käitumises, liikumises ja teine muutus on meil selle päeva pikkuses. Et tegelikult metsloomadega kokkupõrkel päris olulist rolli mängib ikkagi juhi jaoks nähtavus ja sügisel lihtsalt päevad lähevad lühemaks, liikumist pimedal ajal tuleb juurde. Nii et ei saa tegelikult nii öelda, et nüüd on järsku september läbi oktoober käes ja siis on kõik nii-öelda loomad lasti lahti. Et eks nad enne ka ikkagi liiguvad, aga tõepoolest, et see päeva pikkus on lühem lihtsalt. Ja just, et selles mõttes naljaga pooleks kogu süüd ei saa loomadele panna, et lihtsalt ikkagi autojuhile pimedas need loomad on paraku märkamatud. Ma olen ka sellest aru saanud, et eriti tõsiseks läheb olukord siis, kui tulevad miinuskraadid ja ütleme sellised külmemad ilmad, et kas see on ka tõsi? No külmaga, ma arvan, et see on samamoodi ikkagi päev läheb nagu, külmema ilmaga läheb päevad ka ju lühemaks, et ei ole saladus, et seal kuskil 20. detsembri paik on nagu kõige pimedam aeg. Ja loomad liiguvad nagu rohkem, ise tahavad ka hämaras, et neid nagu ei nähtaks. Et sealt võib nagu see teema nagu ka olla, et nende nii-öelda see liikumisaeg muutub nagu järjest siis hämaraga järjest rohkem sellesse aega, kus autod ikkagi veel endiselt liiguvad. Et kui suvel, öösel kell 12 nii palju ei sõideta, siis novembris õhtul kell 5 on nagu üsna tihe liiklus. Et see on lihtsalt ka see tõenäosus, et see loom ja inimene kokku saavad, muutub lihtsalt selle pimeduse tuleku järjest suuremaks. Jah, just, et jällegi, et külmad on seotud ka meil päeva pikkusega. Jälle, päev läheb lühemaks, siis tulevad ka külmakraadid, et pigem seal on see seos. No jah, ja arvatavasti ka see toidulaud siis loomadel kuidagi mõjutab nende liikumist ja neid trajektoore ja kõike muud ka, aga mis me sellest natukese zooloogia teemast siin räägime, siis et tegelikult on meie saate mõte ja idee ka selles, et me mitte ei räägi ainult sellest, kuidas toimunud kahjusid hüvitada ja kuidas nii-öelda siis olla tark ja kindlustada erinevate riskide vastu, aga sellest, kuidas neid õnnetusi üldse ära hoida ja kõikides saadetes see joon meil on, et seetõttu on võib-olla hea teada, et tegelikult loomade käitumine ka ikkagi mingil määral aastaaegade vaheldudes muutub ja tuleks olla tavapärasest ettevaatlikum. Aga kui statistika juurde natukese minna, et kui tõsine see olukord siis meil ikkagi on nende metsloomadega, sest meediasse jõuavad kindlasti sellised eriti
noh, ütleme kurvad juhtumid ja raskemate tagajärgedega juhtumid, aga tegelikult ise ka ju liikluses osalejana noh, võib ikkagi päris palju selliseid hulle situatsioone olla, mis noh, ei pruugi õnneks juhtuda väga raskete tagajärgedega või üldse mitte juhtuda, aga noh, ühesõnaga, et see olukord on hästi lähedal olnud. Ja, et tegelikult selles suhtes, et metsloomadega kokkupõrked on kindlustuste jaoks kahjuks igapäevane, et jah, meedias enamasti leiavad kajastust traagiliste tagajärgedega õnnetused. Noh, õnneks traagiliste tagajärgedega õnnetusi on vähe, aga sellised noh, väiksemad kokkupõrked loomadega on ikkagi jah, kindlustuste jaoks igapäevased. Et kui numbritest rääkida, siis noh, Eesti peale kokku toimub umbes suurusjärk 6000 loomaga kokkupõrget aastas. Ehk siis see on siis 15 loomaga kokkupõrget päevas. Et see ilmestab päris hästi seda, et noh, kahjuks meie kliimas, meie teede võrgustiku juures see on üsna igapäevane olukord. Jah, no tavaliselt ka räägitakse võib-olla pisut rohkem selliste suuremate ulukitega kokkupõrkes, noh, põder, eks ole, ja muud sellised loomad, aga tegelikult isiklikest sõprade kogemusest ja nii edasi lähtudes võib ka üsna noh, ütleme siis väikene loom teha päris hullu kahju, et ei ole ainult vaja suure loomaga kokku põrgata, et võib teinekord ka päris väikese loomaga olla vähemalt varakahju väga suur. Jah, võib-olla loom ja noh, võib-olla ka lind. Linnud samamoodi. Ja lind ei tohi Teeservast ei saa minema või noh, lendavad valele poole viimasel hetkel ja võib ka linnuga samamoodi tulla kahju sisse. Aga ja, et kui nüüd rääkida, et noh, millise iseloomuga need õnnetused on, et siis jah, kõige levinum kokkupõrge on meil ikkagi kitsega. Et noh, igaüks võib ette kujutada, et kui suur see kits on, et kui esmapilgul tundub, et noh, et ei tohikski midagi ju tõsist juhtuda, siis tõsiseks teeb selle õnnetuse see asjaolu, et need toimuvad ikkagi enamasti maanteekiirustel. Ja kui ikkagi auto põrkab loomaga kokku 90 kilomeetrit tunnis kiirusega, et siis need kahjustused noh, ikkagi on märkimisväärsed. Et noh, kui ka jälle natuke nagu suurusjärku avada, et siis noh, kui ütleme keskmine õnnetuse tagajärjel tekkinud kahju remont maksab selline 1500 €. No, siis metsloomaga kokkupõrke tagajärjel on ta pea 2 korda suurem, et noh, jääb sinna natuke alla 3000 €. See on päris märkimisväärselt suurem number ju. Ja loomulikult, et ta selles mõttes noh, ongi, et isegi selline väiksem loom sellise suure kiirusega kokkupõrke korral ikkagi noh, lõhub seda autot, kui niimoodi võib öelda, et ja noh, võrreldes ülejäänud statistikaga, et eks statistikasse lähevad kõik muud kahjustused ka, et mida meil on nagu palju, et õnnetused parklates ja nii edasi, et noh, mille nagu remondi maksumus on noh, ikkagi nendega võrreldes palju väiksemat. Jah, seal võib kohati arvestada ka täiskahjuga, kui me siin rääkime siin kitsede või põtradega või nagu miks mitte ka metsiga, kuidas on see esiosa ikka korralikult ära lõhub. Ja põder ja kits noh, võib tulla sul ka nii-öelda sinna ülesse poole, noh, salongi, et siis see võib tegelikult lõppedagi nii-öelda sõiduki täishävinguga. Ja ma vaatasin ka veel noh, statistikale otsa, et tegelikult siin see viimased 3 aastat, kui ma ei eksi, on see kahjude tase ja siin 10% võrra noh, keskmine kahju need veel üles, et nad kipuvad juba siin üle 3000 tegelikult need kahjud minema. See on nüüd keskmine, aga jah, et noh, võtame mõni kahju on niisugune pisem, noh, võib piirduda seal 1000, siis mõni teine võib olla seal rahulikult 10 000 pluss, et tegu on reeglina ikkagi päris suure kahju. Jah, et selle jah, kahju suuruse puhul mängib jah rolli, et ikkagi selle looma mass põhiliselt, et noh, füüsikareeglid hakkavad nagu seda juhtima, et mida suurem loom, nagu siin saigi öeldud, et näiteks metslaum või metsiga või põder, et noh, siis on see autokahjustused ka palju ulatuslikumad ja kehvemal juhul tõesti lõpeb see auto noh, maakeeli öeldes mahakandmisega.
no igatahes väga loodame, et neid juhtumeid elus ei tule ette, aga no kunagi ei tea, eks ole, ja sellepärast oleks tark natukese ka informatsiooni meie vaatajatele, kuulajatele jagada, et mismoodi saab siis neid riske vähegi maandada. Kõigepealt selline täitsa lihtsa inimese küsimus, et mina tean seda, et kui sa tahad, et see metsloomaga kokkupõrke teema oleks nii-öelda kindlustusega kaetud, siis pead kasko tegema ja vaatama, et seal oleks need tingimustes siis ikkagi kõik ilusti kaetud ja õige see asi. Aga nüüd ma olen kuulnud, et on tulnud ka liikluskindlustusele mingisugune lisatoode, Liiklus Pluss vist on selle asja nimi, mis ka metslooma teemat kuidagi nagu katab, et äkki seletaks selle kohe alguses siin lahti, et mis vahet on siis Liiklus Plussil ja kasko kindlustusel? No see on seltsiti erinev jah, kes kuidas seda toodet nimetab. Ja osadel seltsidel on ta nii-öelda lihtsalt ühe paketina juures, mis katab muu hulgas siis näiteks tuleb vahet teha, et siin on võib-olla suuruluki kaitse tihti peale, et mis siis katab ainult need suuremad loomad, et igased jänesed ja kährikud jäävad sealt seal juhul. Me räägime nüüd sellest Liiklus Plussist. Liiklus Plussist, jah, et nimetame tinglikult siis Liiklus Plussiks, ehk siis nagu lisakaitse, mida müüakse siis koos liikluskindlustusega. Kohustusliku liikluskindlustusega. Ja koos liikluskindlustusega, mis kataks siis ära sinu sõidukile tekkinud kahjust. Liikluskindlustus katab ära teisele isikule põhjustatud kahju. Sa võid siis nii-öelda katte juurde nii-öelda osta. Osad seltsid seda pakuvad ja ta on lihtsalt kaskost odavam, kuna ta on ära piiritletud reeglina kitsas ainult see suuruluki kaitse. Konkreetne juhtum. Ja tihti peale seal võib olla ka piirmäär näiteks kindlustussummas, et kasko kaitseb ära kogu su turuväärtuse ja kuna need Liiklus Plussi lisakaitsed on tavaliselt mõeldud pigem vanemale sõidukile, siis seal on mõistlik ka võib-olla teatud juhtudel panna siis selline kindlustussumma piir, kas 25 000 või 30 000 eurot näiteks, et päris uuemad luksautod sinna alla nagu ei läheks siis nii-öelda. Küll aga niisugune suurema mahuga sõidukid seal 5-6 pluss aastat vanad, mille näiteks ei ole enam liisingut, et mille ei ole siis nagu nii-öelda kohustus teha tingimata kaskokindlustust, siis klient saab siis valida, et kas ta tahab seda riski kaitsta või mitte, kui ta tihti metsa vahel sõidab ja see risk on tal olemas. Korraks oli selle Liiklus Plussi juurde, on seal veel mingid kahjud võimalik määratleda täpsemalt ära või on see metsloom nüüd eraldi teemana seal ainult? Seal saab valida, peitsetu puhul saab veel eraldi valida nagu Liiklus Pluss pakett, mis sisaldab siis nagu liiklusõnnetust teise isiku või sõidukiga, see on sinu sõiduk ka nagu kaetud. Ja eraldi võimalik, mis sisaldab siis juba siis seda suuruluki kaitset ja autoabi. Aga on võimalik võtta ainult suuruluki kaitse, mis sisaldab autoabi või autoabi, et seda on 3 paketti võtta. Aga on tooteid, kus võetakse korraga mingi üks pakett, mis sisaldab siis kõik. Turu pealt klient peab siis valima endale sobiva, mis talle meeldib. Eks see kindlustuse teema keskmisele inimesele tihti peale jääb natukene segaseks, et õnneks inimesed nagu liiga kursis ei pea olema, aga iseenesest oleks hea, kui inimesel on ikkagi arusaamine, et mida tähendab. Et siin oli juttu liikluskindlustusest ja kaskokindlustusest, et nad on oma olemuselt nagu täiesti erinevad kindlustused, eks. Et liikluskindlustus siis lühidalt öeldes kaitseb inimese vastutust, et kui inimene ise põhjustab kellegile kahju, kaskokindlustus kaitseb inimese vara, ehk siis sõidukit, olenemata sellest, et kuidas see kahju on sõidukile tekkinud. Ehk siis siin oli juttu tootest nimega Liiklus Pluss, et selguse huvides, et tegemist ei ole mingisuguse turuülese tootega, et igal seltsil on võimalik erinevaid kindlustuspakette kokku panna. Konkreetsel toote puhul ongi pandud kokku liikluskindlustus ja oma olemuselt kaskokindlustus, konkreetselt mingid kaitsed sealt, eks. Et aga turu selline pigem standard on see, et kaskokindlustus on eraldi toode, et eesmärgiga siis kaitsta seda sõidukit olenemata nendest põhjustest, miks see kahju võib tekkida. Et kõige olulisem ongi, et inimene oleks teadlik, mida ta ostab ja mis ta selle eest saab. Et sellise tavapärase kasko pluss on kindlasti see, et sõiduk on kaitstud, et kui me räägime konkreetselt metsloomadega kokkupõrgetest, siis oma sageduselt, nad ei ole esimesel kohal, ega tõenäoliselt ka mitte seal teisel või 3. kohal, et kahjud, küll õnneks väiksemad, juhtuvad suurema tõenäosusega mujal, kas kaubanduskeskuse parklas
või noh, miks mitte, et kivi lendab klaasi. Et enamasti inimesed ka selliste olukordade jaoks kaitset tahavad ja siis aitab neid see tavapärane kasko kõige paremini. Ja, no inimeste teadlikkust ka meie saade ja saatesari püüab tõsta ja ma loodan, et siit saab jälle selliseid praktilisi näpunäiteid ja informatsiooni ka. Ja sellega seoses küsin ka seda, et kui mina olen teinud seda kaskokindlustust, siis ma tean, et vähemalt minu lepingutes see loomale otsesõit on ikkagi ilma omavastutuseta olnud tavaliselt. Kas see on alati nii või on mul õnnestunud teha õige valik ja eraldi teema või see on selline tavaline asi, kui see on kaetud, siis on ilma omavastutuseta? Pigem on turustandard, aga on olemas ka pakette siin turu peale, on vaadanud siin konkurendid kasko all, ka teatud juhtudel pakutakse niimoodi, et vaikimisi on ta siiski nii-öelda tavalise omavastutuse all, näiteks on 200 või 300 eurot. Ja siis, kui sa teed linnukese seal kuskil e-poes, et siis sa saad siis nagu selle nulli peale keerata ja sellest sa maksad siis nagu raha juurde. Et ilmselgelt klient peaks, kui ta seal siis, e-poes näiteks keskkonnas on, et ta ikkagi ilmselgelt nagu jälgib, mida ta siis saab, mis see automaatselt tal ette pakutakse, ma ei tea, kasko maksa näiteks 500 eurot. Ja mis asjad tal siis on kaetud, esiteks ja teiseks, et milliste oma vastutustega nad on kaetud, et nende, selle võivad erisused sees olla, et tasub olla tähelepanelik. Jah, ma ka ütleks, et see metsloomaga kokkupõrke korral null oma vastutus, et see pigem on turustandardana, et jah, et seltsiti see võib olla erinev, et sul on võimalik seal ise seda oma vastutust määrata, selle võrra loomulikult poliisimakse on odavam, aga jällegi see eeldab, et inimene on teadlik, et milline risk üldse selles olukorras nagu kaasneb ja kas ta on siis valmis seda oma vastutust maksma. Aga jah, et kui nüüd üldse rääkida sellest, et miks see metsloomaga kokkupõrg on null oma vastutusega, et siis ühest küljest loomulikult iga kindlustusselts tahab enda toodet atraktiivsemaks teha, aga teisest küljest on seal ka täiesti mõistlik põhjendus juures, et metsloomaga kokkupõrke korral juhi enda roll on enamasti pea olematu, ehk tähendab siis seda, et see õnnetus ei juhtu nii-öelda juhi süül. Juhil ei ole võimalik seda enamasti ära hoida ja sellisel juhul ka tunduks ju ebaõiglane, et kui juht ei ole midagi nii-öelda teinud halvasti, tal lihtsalt ei õnnestunud seda kokkupõrget ära hoida, et siis ikkagi rakendada talle seda oma vastutust. Muidugi on tulnud ette ka juhtumeid, kus suudetakse kuidagi moodi ära hoida siis see kokkupõrge metsloomaga, aga kui nii võib öelda, tänu sellele on ikkagi õnnetus juhtunud, et kas on kraavi sõidetud või mingi muu jama juhtunud selle tõttu. Mismoodi siis sellisel juhul seda asja käsitletakse, kas siis on tegemist metslooma õnnetusega ja selle null oma vastutusega või siis juba on teistmoodi need olukorrad? Siis on ka erisused olemas, et tõenäoliselt seltsiti, nii palju kui ma need turuliselt võrreld olen, aga meil on niimoodi, et juhul kui sul on nagu nii-öelda see videosalvestus, osad auto omanikud panevad talle sinna nii-öelda pardakaamera ja on tõesti näha, et sul seal tee peal oli mingi loomake ja pöörasid tänu sellele siis kõrvale ja auto sai vigastada, see on null. Kui nüüd nagu tõendusmaterjali üldse ei ole, ta lihtsalt puht suuliselt lihtsalt ütlus, et jah, ma nägin seal jänest ja ma pöörasin ära, et siis sellisel juhul rakendab ikkagi põhi omavastutus, mis on siis poliisil kas siis seal 200 või 300 eurot vastu, mis siis valitud on. Ja, et see nii-öelda omavastutuse rakendamine metsloomaga kokkupõrke vältimise korral, et see on nüüd jah, et siin mingit turustandardit välja tuua ei saa, et see on juba üsna erinev seltside lõikes, et kuidas keegi on selle endal määranud tingimustesse, et konkreetselt IF-kindlustuses on ka metsloomale otsasõidu vältimise tagajärjel tekkinud kahju oma vastutuseta, et meil seal mingisuguseid täiendavaid tingimusi seda kaamerat seal autos ei nõuta tingimata? Jaa, et meie selles mõttes neid tingimusi seadnud ei ole, et siiamaani oleme nagu mõistlikult hakkama saanud, et jällegi hea teada, sest et siis tasub tõesti ka tähelepanelikult oma neid lepinguid lugeda ja küsida, et see on vist kõige targem nõuanne. Mina küsin siin ka oma imelikke küsimusi, et me räägime siin tänases saates metsloomadest, metsloom ja metsloom. Kas lind või ma ei tea, karjaloom, lehm, hobune, kas nemad lähevad ka selle
kasko sõlmimisel nagu siis nii-öelda arvesse või nemad on siis kuidagi teistmoodi käsitletud? Niinka seltsiti erisused on olemas, meil on pandud niisugune hästi üldine sõnastus, et on loom või lind, et ei ole nagu väga vahet, et see on kodus metsas või kas ta siis lendab, kõnnib 2 jalal või 3 või 4 jalal, et kõik, mis sealt nii-öelda tuleb see siis nagu läheb selle loomalinnu kaitse alla. Ja, et kui võib-olla küsimus võib kõlada nagu naljakalt, et kas lind on loom, siis kindlustusseltside kahjukäsitluses see küsimus on levinum, ehk siis tõepoolest, et põrgatakse autodega kokku ka lindudega ja ma usun, et enamus seltsides, vähemalt IFIs on küll niimoodi, et lind on ka loom, ehk siis ka linnuga kokkupõrg on 0 oma vastutuseta, aga veel ma tahaksin siin juures välja tuua selle, et hetkel me räägime nagu omavastutuse rakendamisest, mis enamasti ei ole liiga suur, et ta varieerub seal paarisaja eurost seal 300-400, eks. Et olenemata sellest, kas seda omavastutust rakendatakse või mitte erinevates seltsides, kahju ikkagi hüvitatakse ja see omavastutus on enamasti ikkagi väiksema osa sellest kahjust, et lihtsalt sellise selguse huvides. Aga lisaks nii-öelda metsloomale ja lindudele on ka meil koduloomi. Et selles osas ka võib tekkida küsimus, et kuidas siis nende osas kindlustusselts asja vaatab, eks. Siis ma arvan, et enamus kindlustusseltside jaoks ikkagi koduloomad enam nagu selle metslooma alla omavastutuse mõttes ei lähe. Ehk siis kui sa juhtub kokkupõrge näiteks koeraga, et kellelgi on koer lahti pääsend, et siis enamasti ikkagi tuleb tasuda inimesel omavastutus. Ja tegelikult see oma olemuselt on hoopis teistsugune olukord võrreldes metsloomaga kokkupõrkega, et tegelikult kui koerale on otsasõit toimunud, siis tuleb hakata hindama, et kas sellel koera omanikul on ka mingisugune süü selles, et see koer üldse sai vabalt joosta ja seal tekivad juba teised küsimused, et kas võib-olla see looma omanik peab üldse selle tekkinud kahju auto omanikule korvama või siis kui inimene on läbi kasko enda auto korda teinud, ehk siis kindlustusseltsile selle kahju korvama. Ja aga siin oleme oma saadetes tähelepanu juhtinud, et kui sa juhtud maal elama ja sul on koduloomad, et siis tegelikult vastutuskindlustus vist on see eraldi toode täiesti, mille sa saad siis omakorda riske natukese maandada, kui sinu pudulohjustega tõttu on tekkinud kahju mõnele inimesele ja tema varale. Ja, loomulikult. Et neid tasub kombineerida ja mitte rääkida ainult ühest kindlustustootest. Üldiselt võib öelda et koduloomade ja lemmikloomadega kahjud on ikkagi üsna harva esinevad ka ja seetõttu me ise leidsime, et me ei hakka neid enam nagu eristama, sest et see, kes on see kannatanu, tema nagu samamoodi ei saa seda ette näha, et sul lihtsalt keegi võib öelda, et vahet ei ole enda kellegi kodust või metsast. Aga seltsil jääb alati õigus ju, kui on teada, kes on omanik ja kui ta on tõesti olnud väga loakas, siis võib seda ka ju regressida. Kui nendest erisustest veel rääkida, siis tihti peale käime ju ikka välismaal ka, et lähme Eesti piiridest välja, kui nüüd välismaal juhtub metsloomaga mõni õnnetus, et on seal mingit vahet, juhtub see õnnetus Eestis välismaal? Meil ei ole, kas kunagi kellelgi võis tingimustes olla mingid erisused, aga minu teada praegu on küll need ühtlustanud, et seal ei ole väga vahet. Mõnel seltsil võib olla lihtsalt see, et olenemata nagu väljaspool, ma ei tea, Baltikumi või et sul võib olla seal mitmekordne OV, aga kui seal metslooma OV on nagu nii 0, siis kui on mitmekordne, siis pole vahet, see on ikka 0. Ja, et see omavastutuse rakendamine välismaal juhtunud õnnetuse korral, et siin jah, et see on selline, kui see seltsidel on, siis ta on selline üldine ja ei ole seotud konkreetselt näiteks metsloomaga kokkupõrke olukorraga. Aga kui natukene rääkida üldse sellest, et välismaal toimunud õnnetuse korral on näiteks sul 2-kordne oma vastutus, et siis kui selts on niimoodi tingimustes ette näinud, et siis see põhjus peitub nagu selles, et mitte selles, et see oleks nagu etteheide inimesele, et miks sa sinna välismaale läksid, vaid see põhjus peitub selles, et kui seda sõidukit hakatakse välismaal remontima, siis see remont võib olla oluliselt kulukam kui Eestis. Et kindlustusseltsid
ei tahaks nagu maksta sellises olukorras nii-öelda selle remondi eest, kui toon näite, et Eesti sõiduk viibib palju Soomes, inimene käib seal näiteks tööl, et aga kindlustus nii-öelda poliisi eest maksab ta Eesti tariifide järgi, aga kahju tuleb siis hüvitada ju nii-öelda Soome remondi hindade järgi, et seal nagu tekib mingisugune vastuolu. Et selle näite puhul, et Soomes juhtub, siis kui inimene tuleb remonti Eestisse, siis tõenäoliselt ükski selts ei hakka talle seda kahekordset omavastutust määrama. Aga jah, see on seotud sellega, et kus see remont reaalselt tehakse ja kui kulukas see on. Et samamoodi, ma arvan, et ühelgi seltsil ei ole probleemi, kui seda remonti tehakse Lätis või Leedus, kus see hinnatase on meiega sarnane. Kui nüüd hakata riikide hinnatasemeid võrdlema, siis võib-olla on odavam remontida kusagil mujal riigis kui Eestis või Lätis ja Leedus isegi. Pigem on aeg näidanud, väljaspool on meie jaoks ikkagi pigem kallim, sest kindlustusseltsidel on ju omad partnerid, kellega on ju kokku lepitud teatud hinnad, tariifid ja kui see kahju juhtub tõesti kuskil kaugel, ma ei tea, Lõuna-Euroopas, ilmselgelt sul ei ole seal seda sellist kokkulepet ja sul on nagu natuke raskem kui kontrollida, mis seal siis täpselt katki läks ja mis seal siis ära vahetatakse, et jah. Aga võib-olla teemast kaugemale ja minu hinnangul nii palju, kui ma viimati olen siin võrrelnud, on ikkagi väga väheseks jäänud neid seltse, kes siis üldse seda mitmekordset oma vastutust rakendavad, nii et ma arvan, seda saab ka alati ilusti, poliisil on see kindlasti alati kirjas. Nii just ja jällegi, et tuleb vaadata täpselt, lugeda läbi ja vaadata, mis sul seal täpselt on või ei ole, et pärast ei teki halbu üllatusi. Ühesõnaga saime aru, et loomade rahvuskodakondsus siin rolli väga ei mängi. Jah, nii võib öelda küll, jah, et ja et ei jääks nagu tõesti inimestele nüüd okast hinge, et ei julgegi enam välismaale minna autoga, et siis tegelikult ikkagi, kui kasko on peal, siis ja et selles riigis, kus ta kehtib, siis ta võib ikka natuke südame rahuga minna küll, et ei ole häda midagi. Et pigem siin Euroopa. Välismaal midagi juhtub, siis on täitsa hullumaja ja ülikeeruline ja ma ei tea, mis siis kõik juhtub. Kui Lääne või Lõuna-Euroopasse lähed, seal tõenäoliselt need loomiga natukene vähem, metsasid asju nii palju pole, et ma arvan, meil on siin see risk isegi suurem. Võib-olla kui Soome lähed teine teema. Jaa, et selles mõttes, et jah, kui rääkides metsloomadega kokkupõrgetest, siis kindlasti on see riigiti väga erinev, et nagu siin sai öeldud, et Lääne-Euroopas, kus metsa kui sellist on järjest vähem, siis seal ka paratamatult on loomi vähem, et meil õnneks on nii-öelda loomade seisukohast on hästi, et elupaiku neil on, nii-öelda liiklejate seisukohalt on muidugi natuke kehvem olukord, et siis satub neid ka autode ette, et jah, ma arvan, et see metsloomadega otsasõidu küsimus või kokkupõrked metsloomadega, et see on selline Põhjamaade teema rohkem. Jaa, aga jah, midagi teha pole, vahest juhtub igasuguseid asju, mida siis teha, kui see metsloomale otsasõit on toimunud, on siin mingid nii-öelda kindlad protseduurid, juhised inimestele, et see on päris suur pauk ju, eks ole, reeglina, et inimene on nagu ikka šokiseisundis ja ei pruugi kõiki asju kohe teha nii, nagu ta peaks tegema, et on midagi vaja inimestele meelde tuletada, et midagi sellist juhtub, siis need asjad peab kindlasti järgima või tegema. Jaa, et selles suhtes, et kui nüüd tõesti on juhtunud loomaga kokkupõrge, et siis kõige peamine on muidugi see, et kui on nüüd inimesed viga saanud, et siis inimeste abistamine nii palju, kui see on võimalik ja abi kutsumine, sellistada 112. Kui nüüd nii tõsine õnnetus ei olnud, et inimesed on terved, lihtsalt loom on viga saanud auto katki, et siis järgmisena kindlasti tooksin välja, et õnnetused juhtuvad pimedal ajal, tagada enda ohutus ka pärast õnnetust, et arusaadavalt auto jääb seisma, kas tee äärde, teinekord võib-olla ka tee peale, et siis kindlasti see auto oleks kaasliiklejatele nähtav, et kui sa nüüd ise sealt autost välja lähed, et sa ise oleksid nähtav, et nii-öelda õnnetuse järel ei toimuks nagu järgmist traagilist õnnetust. Et sealt edasi juba loomaga seoses, et helistada numbril 1247, et sealt siis liigub juba info jahimeestele või kuhu vaja, et selle loomaga tegeletakse. Mis puudutab seda katkist autot, et ma arvan, või kõige universaalsem soovitus on võtta ühendust enda kindlustusseltsiga, kus sul kaskokindlustus sõlmitud on, et sealt kaudu saab tellida nii puksiiri, kui seda vaja on,
ja antakse ka üleüldised edasised juhised, kui võib-olla endal ei tule pähe, mida teha, et ja viimase asjana tooksin välja, et kindlustusseltsile nii-öelda kahjuteadet kui sellist, kindlasti sealt sündmuskohalt vaja teha ei ole, et sellega jõuab tegeleda rahulikult, kui olukord on lahendatud ja kodus juba. Et ei pea seda joonist hakkama seal tegema metsas kapoti peal. Elamusseltsidel on väga korralikud iseteenendused juba olemas, saad hiljem seal rahulikult kodus selle ära täita. Ja ma korra veel kordan üle, et kui ei ole inimesed kannatada saanud, on ainult varakahju, ütleme loom on võib-olla ka tee peale jäänud, eks ole, et siis see 1247 võiks olla ikkagi see number, kuhu pöörduda, siis ei pea kutsuma politseid, ei pea helistama ka 112, selles mõttes, kui ei ole vahetut ohtu. Ja, et ma arvan jah, et selles mõttes, et kui peab ühe numbri valima neist, siis selles olukorras oleks see 1247, et kui nüüd inimene helistab ka 112 või politseile või kuskile, et kindlasti teda juhendatakse ja olukord saab lahendatud, aga jah, et see peamine number võiks olla 1247. Kui on nüüd ikkagi midagi tõsisemat ja inimestega midagi, et siis on juba teine lugu, et 112. Jaa, sellepärast, et see 1247 on ka lihtne ju meelde jätta iseenesest, et üks number 24 tundi ja 7 päeva nädalas. Kas see kindlustusseltsi infotelefon või see, kus ma seda puksiiri kohta siis uurima hakkan ja nii edasi, kas see töötab ka 24H? Jaa, ma arvan, et kõikidel kindlustusseltsidel on ikkagi see telefoninumber töös ööpäevaringselt, See on see autoabi, mis sind aitab või siis nii-öelda see teavituskeskuse kumb, et siis saad kiiresti abi. Aga mida ma soovitan see sama 1247, mida nüüd juba 10 korda ilusti öeldud, et ma kontrollisin üle, enne kui ma siin rääkima hakkan, et kas ma ikkagi endal olen selle salvestanud ära, et olen küll, sest see ei pruugi meelde tulla, see on lihtne number ja tõenäoliselt ikkagi metslooma kokkupõrge on arv nähtus. Et siis on tegelikult hea, et on olemas, ma vaatasin, mul on ilusti nagu mingi jahimeeste seltsi nimel see ära salvestatud, et siis kui peaks juhtuma, et see on kohe võtta varnast, et selle võiks ära salvestada. Ja see on tõesti abiks, sest et kui see olukord juhtub, siis tõepoolest isiklikult tean, et on pea ikka päris sassis ja ei saa enam midagi aru, isegi oma nimi ei tule meelde kohe, et mis ma nüüd pean tegema ja loom on ju ka tee peal ja piinades ja nii edasi, eks ole, et kellele kuhu. Aga et see 1247 oleks siis tõesti abiks endale ära salvestada. Lisaks sellele oma kindlustusseltsi numbrile muidugi, ka see ei pruugi meelde tulla suure ähmiga, kus ma üldse oma kasko olen teinud. Õnneks on tänapäeval ma tahaks arvata, et 90% inimestel võiks olla see poliis sul tõenäoliselt kas e-posti peal või siis iseteenendusest, et sa saad ta tegelikult nagu kätte, kui sa natukene otsid, et need kõiki võib-olla ei jõua ka ära salvestada. Aga ma hästi korraks veel ühe mõtte, ma olen ise nüüd viimased aastad suviti tihti Saaremaal, et tegelikult kui sul on mingid kohad, mida sa tead, mis on nagu natuke tihedamad, kus teeservad ei ole ilusti lagedad, on mingisugune 500 meetrit või kilomeeter on sul seda metsalõiku ja tead, et loomad pigem tahavad tulla sellisest kohast, kus on, ei ole nii hästi nähtavad. Et siis seal on vahest mõistlik võtta hoog, ei pea 90 kalot sõitma, 70 ja jõuad oluliselt rutem maha pidurdada. Ja enda nii-öelda visuaalne trend, ma näen küll, et need loomi seal kandis, kus ma ringi sõidan, on iga aasta isegi natukene rohkem. Eelmine nädalavahetus tulin tagasi, see oli ütleme siis Liiva keskusest, mis on Muhul mingi mõnisada meetrit enne põhimõtteliselt 70 märki juba, oli põder ilussi tee ääres, ootas viisakalt, vaatas autot hakkavad hoog maha laskma, siis klablutas üle tee, aga oleks selle autot sõitnud 90-ga, siis ilmselgelt oleks mingi õnnetus toimunud. Et ollakse ka ettevaatlikumad ja neid loomi on rohkem tee peal. Ja tasub ju meelde tuletada, et see liiklusmärkus on number sisse kirjutatud, et see ei tähenda, et sa pead sõitma nii kiiresti, et see on ikkagi piirikiiruse tähistus. Ja, et kui siin sai algul öeldud, et loomaga kokkupõrge on selline, kus juhil eriti midagi teha ei ole, siis natukene siiski juht saab seda tõenäosust või selle õnnetuse ulatust mõjutada, et ongi niimoodi, et enda sõidukiirusega põhiliselt, et kui see nähtavus ikkagi pimedal ajal on piiratud ja see tee äär on samamoodi nii-öelda metsa kasvanud või ongi selline nii-öelda metsasem tee, et siis on mõistlik sõita võib-olla lubatust natukene aeglasemalt ja mõelda selle peale, et mis siis saab, kui nüüd loom ette jookseb, et kas mul on seda pidurdamismaad, kas ma suudan selle kokkupõrke vältida, et sellega nagu olla nagu arvestanud ja olla tähelepanelik, et eks autojuhtidena me kõik
igapäevaselt sõidame, siis kipume natukene muutuma mugavaks, see tähelepanu hajub. Eriti kui pikemad otsad on. Eriti just, et pimedas ka, et ikkagi silmadega püüda nagu tabada seda tee kõrval metsa ääres toimuvat. Et kui olla tähelepanelik, siis need loomad on nagu natuke rohkem märgatavad. Ja loomulikult meil on ka ju märgid, mis hoiatavad loomade. Need ei ole ka niisama ajapiiteks pandud. On seal põdra pilt või mis, et nendest neid tasub ka tõsiselt võtta, et need on ka ikkagi põhjusega pandud, et selles piirkonnas ikkagi on seda loomade üle tee minemist rohkem. Ja ka need loomade liikumise rajad on suhteliselt teada ju ja sellised põhilised kohad, et need märgid on ikkagi mingi mõttega pandud, et see loomade käigu rada seal on ja ega ta kuhugi ei kao. Ma olen kusagil ka kuulnud seda, et metsloom suudab veel kuni 50 kilomeetrit tunnis liikuvat objekti kuidagi tunnetada või aru saada, aga et üle selle juba ei ole nagu lootust, et ta võtaks nagu ise hoo maha ja laseks sul peateel liikuda seal. Ja, et kui nüüd juht märkab looma, siis ei ole mõistlik hakata nagu hindama, et mis see loom nüüd võiks edasi teha või kuidas loom mõtleb. Ja, et minul on peatee. Et tõepoolest, et see erinevatel loomadel see auto lähenedes käitumine võib olla erinev, et kes jookseb sinna valguse poole, kes jookseb selle ees, et on nagu kuulda olnud, et jänesed tahavad selle valgusvihu ees just joosta, nii et kõige mõistlikum on ikkagi, kui sa seda looma näed, siis las tema läheb, et anna talle teed, temal on peatee, et selles mõttes tõesti, et kui ikkagi kaugelt mingid silmad juba vilksatavad või midagi, et siis on mõistlik ikkagi hoog maha võtta ja üks süke teadmine loomade võib-olla käitumisest, mis võib ka abiks tulla, on see, et loomad kipuvad liikuma, vähemalt mingid loomad karjades. Ehk siis, et kui sa nüüd üks loom jookseb üle tee, et siis oleks mõistlik ikkagi veel natukene oodata või veel maha pidurdada, et sest äkki neid tuleb veel, et. Ja, see on hästi tähtis tõesti meeles pidada, et see üks, kellest sa oled suure töö tulemusel mööda saanud, ei pruugi jääda viimaseks. Ja siis on neil veel ka tore omadus, et nad mõtlevad ringi ja olles juba jõudnud teisele poole teed peaaegu, siis keerab otsa ringi, tuleb tagasi ka veel, nii et pigem on targem võib-olla tee äärde seisma jääda, aga ma igaks juhuks tahaks veel jutu ka sinna viia, et päris igat virastust või läikivat asja nähes ei tasu plokki pidurdada, et ka see liiklusohutuse seisukohast ei ole vast kõige targem tegu, sest et ma tean juhtumeid, kus on pärast öeldud, teisel on tagant otsa sõidetud, eks ole, sest et ees keegi astus 2 jalaga piduri peale. Muidugi piki vahe on alati see põhjus, miks siis tagant otsa sõidetakse, eks ole, aga siiski. Et võib-olla ei tasu iga viirastuse peale ka nüüd päris nii-öelda kännu taha pidama jääda. No mõistlik lähene oleks tõesti see, et nagu viimatigi olid, sa näed seda põtra, ilusti kenasti seisab tee ääres niimoodi ja sina näed seda, aga sinu taga olevad autod tegelikult ei pruugi seda veel näha. Ja siis loomulikult, et samal ajal, kui võtad hoo maha, siis võtad nagu ohutuled tööle, et sa näed, et taga olev inimene saab aru, et midagi nüüd on, et ennem siis 90, mis ta nüüd siis järsku 50-ga, et keegi pidadki seal nulli pidurdama, pidurdati niukse 50-ni, 40-ni, see põder kablutas üle tee niimoodi mõlemalt poolt autot nagu võtsid hoo maha ja siis vaadati kummalt poolt tuleb mindi edasi. Aga jah, võib-olla selline ohutulede teema. On ka tähtis vastutulev sõiduk juhtub olema, sest et tema ei pruugi midagi näha, sest et tuled ju pimestavad teda ja nii edasi, et see ohutule teema on, kui vähegi on aega ja ütleme, see situatsioon lubab. Isegi valge ajal väga mõistlik, sest et valge ajal samamoodi, kui sul on ees mingisugune natuke suurem auto, suuremate gabaritidega, ta väga järsku võtab hoo maha, ei pruugi nagu ka aru saada, mis toimub. Ja, et selles mõttes, et autodega sõites ja liigeldes paratamatult mingisugune riskõnnetuseks jääb, et eks ei tohi ka teise äärmusesse langeda, et auto hakkab nüüd maanteel jalakäija kiirusega sõitma, eks, et selge, et siis loomadega kokku ei põrka, aga see ka päris nagu inimeste vajadusele ei vasta, et tulebki leida nagu mõistlik tasakaal, et seal, kus on ikkagi oht suurem, seal ikkagi natukene oma tavapärast võib-olla juhtimisharjumust või stiili veidike korrigeerida ja ma arvan, et seal see tasakaal kuskil ongi, aga jah, siin nagu sai öeldud tõepoolest, et kui sina märkad, et ohutuled on kõige parem viis anda teistele märku, et midagi toimub, selle järgi kõik kaasliiklejad saavad aru, et nüüd tuleb tähelepanelik olla, et
et pikivahe hoidmine, see on muidugi täiesti eraldi teema, et me kõik liikluses osalejad võiks seda piisavat pikivahet igas olukorras hoida. Absoluutselt ja saate lõpuks isikliku huvi mõttes küsin ka ära jälle erisuste juurde korraks jõudes, et kas mootorsõiduk on mootorsõiduk, ma ei tea, kui ma mootorrattaga metsloomaga kokku satun, ei ole vahet, et kasko on kasko ja sõiduk on sõiduk. Ikka. Ja et kui me räägime nüüd kindlustuse poole pealt vaadates, et kui sõidukil on õnnestunud või olnud võimalik kaskokindlustus peale sõlmida, siis need selles mõttes tingimused on samadeks. Et et vahet ei ole, on see auto või mootorratas, et vahet pole ka, mis kütusel töötab mootorautol peal on, et seal mingeid erisusi seltsidel ei ole. Ei ole. Ja, sest tänapäeval ütleme nii, et see liikur on vist üldse õige nimetus kuidagi asjadele, sest et enam ei ole ju sisepõlemismootor alati see, mis edasi viib ja lõpuks kas ka, ma ei tea, elektriline tõukeratas on nüüd mootorsõiduk või elektriline jalgratas. Ja selles suhtes on et tänapäeval on need piirid hägustunud, et mis on sõiduk, et kui kindlustusselts on kasko peale müünud, siis kehtivad kaskokindlustuse reeglid. Hästi, igal juhul jääb üle vist soovida kõikidele meie vaatajatele ja kuulajatele ohutut liiklemist ja eelkõige ikkagi saab palju ise ära teha, valides õige sõidukiiruse, olles tähelepanelik ja on siin veel mingeid soovitusi ka ütleme siis, mis puudutab neid erinevaid kaskotooteid või kindlustusvõimalusi? Enamus on vist ära öeldud, aga mõistad võib-olla üle öelda, et kui hakkad sõlmima lepingut, vaata nagu rahulikult, et mis su vajadused on ja mis su kohustused on, kui sul auto on liisingus on kohustused suuremad, eks ole. Ja vastavalt sellele siis vali õigete kaitsetega toode, õigete oma osutustega, mis sulle sobivad. Kõige kindlam. Natuke süveneda. Kas või kord aastas, tihemini ei pea. Ja, et ma tooksin ka välja, et see kindlustus on ikkagi päris oluline valdkond, et mida rohkem inimene ikkagi orienteerub ja sellest aru saab, seda parem on, et ta oleks teadlik, mida ta ostab, et millised kaitsed ta saab ja milliseid kaitsed ta tegelikult ka vajab. Et näiteks kaskokindlustusest rääkides, et üks väga levinud olukord on see, et inimesel tegelikult, kui on õnnetus juhtunud, et ta vajab ikkagi liikumisvahendit, ta vajab asendusautot. Et näiteks see on asi, mis võib inimestel kaskot ostes ka nagu tähelepanuta jääda. Ja see ei pruugi alati olla seal ta vaikimisi kindlustusseltsidel sees pigem ei ole kangemates pakettides on, nagu me räägime sellest tavakaskost, siis reeglina ei ole ühelgi, sest ta on ikkagi päris nagu kallis lisa. Kui inimesel juhtumisi auto on töövahend, et tema sissetulek juba sõltub sellest, eks ole, et see ei ole lihtsalt mugavus. No või on vaja lapsi iga päev kooli viia ja elad kuskil piisavalt kaugel. Ehk siis et inimestel oleks nagu ikkagi arusaamine, et mida nad vajavad ja millised kaitsed neilt siis on. Ja kui ikkagi on küsimusi, siis kindlasti kõik kindlustusseltsid on valmis inimesi nõustama, et inimesed saaksid endale täpselt sellise toote, mida nad tegelikult vajavad. Ja kõige alus on muidugi see, et sul on see kindlustus üldse olemas, sest et kui see juhtum peaks aset leidma, siis tänases saates oleme päris palju seda kirjeldanud ja rääkinud ka, et ikka jama on väga palju juba seal koha peal ja hiljem ka alates sellest samast puksiirist, eks ole, mida võib ju vaja minna, kui sul ei ole kaskot, pead ise kõik kinni maksma. See võib üsna kulukaks kogu see asi minna ja igal juhul kindlustus olemasolu aitab natukesegi sellist probleemset olukorda lihtsamini lahendada, ütleme nii siis. No kindlasti ta võib olla sul suur finantskahju, kui ta on täis kahju, siis sul sisuliselt võib öelda, et sul ei ole enam autot, kui see on auto korralikult ära lõhud. Igatahes suur tänu teile, head saatekülalised, IF kindlustuse sõidukikahjude grupi juht Taavi Kruus ja PCU sõidukikindlustuse grupi juht Claude Kaasik olid täna meil siia siis stuudiosse tulnud. Saatejuht Tanel Talve tänab teid järgmisel korral, järgmised teemad, kõike kaunist. Aitäh ka minu poolt ja turvalist liiklemist. Aitäh! Riskid või kindlustad? Saadet toetab Eesti Kindlustusseltside Liit. Loe lähemalt kindlustame.ee